Tere tulemast tagasi mu YouTube'i kanalile. Ma arvan, et me kõik oleme noorena jälginud videod, kus mingi eestlane läheb kuskile USA-sse ja siis olid hästi populaarsed need proovin Ameerika komme või snäkke esimest korda. Well, enam ei pea selle jaoks USA-sse minema. Tänane video ongi siis koostöös candypop.ee-ga, kes avasid Solarise, kus on nii Aasia snäkke kui ka Ameerika snäkke. Ja mina võtsin sellise tee tänasel videol, et me testime erinevaid Ameerika tooteid. Siin on Ameerika mingi cult favorites, mida me oleme näinud neid palju söömas ja mida me oleme näinud videotes palju, nagu Sour Patch Kids ja Nerdsid ja need kommisüksed pallid, mida sa hammustad ja need katki lähevad. Kui ka erinevaid jooke. Mul on siin külm klaasike jääga valmis, et kõiki jooke ikka 10 palli süsteemis hinnata ja ma annangi igale asjale 10 palli süsteemis hinnangu ja soovituse, kas ma soovitan minna seda ostma või tasub see pigem vahele jätta. Nii et alustame tänase väga maitsva videoga. Esimene asi, mis siit pakist mulle lihtsalt vastu kargab, see on kõige suurem ja ma seda võtsin põhimõtteliselt kõige suurem põnevusega. Ma ei ole seda enne näinud, aga kui ma käisin nende webside'il, siis juba seal jäi mulle silma, see on jalapeno flavored cheese curls ehk siis juustusüksed maisikrõpsud, mis on jalapeno maitsega. Family made in the USA. See krõpsupakk, kui ma peast kõiki hindu ei mäleta, siis ma panen alla, aga minu meelest see suur pakk oli 4,99, mis on natuke krõbedam kui tavalise krõpsupakin, aga me peame aru saama, et see tuleb esiteks USA-st ja teiseks meil ei ole mitte midagi sellist saada. Juustulõhna ma siin küll ei tunne. Aga let's try it. Selline näeb välja. Lõhnab väga hapult. Oo jaa. Siinkohal mainiks, kui teil ei maitse vürtsised asjad, siis te saate ka seda süüa. See ei ole vürtsine, aga see on jalapeno maitsega. Nagu marineeritud need jalapenod, millel ei ole väga vürtsi. Oh my god. Oh my god. Esimene asi kohe 10/10. Oh my god, need on nii head hapukad. Nii juustused. Oh my god. Oven baked with real cheese. Love it. Teine asi ja mida ma olen tehniliselt enne söönud, aga mitte seda maitset, on Sour Patch Kids. See on Blue Raspberry flavor. Ma võtsin veel siin erinevaid Blue Raspberry maitselisi asju, sest et ma olen kuulnud, et see on hästi popusas ja see pidi olema süke hästi mõnus ja hapukas. Need on siis hapud kummikommid USA-st. Need lõhnavad nagu, teate, kunagi olid need deodorandi rullid, vaata, mida sa said nagu lakkuda ja sealt tuli see hapuvedelik välja. See lõhnab täpselt nagu need. Süke väike sinine mehike. Ma olen enne Sour Patch Kidsi söönud neid arbuusikujulisi, arbuusimaitselisi. Need olid aga need. Oh my god. I went to heaven and came back. 10/10. Oh my god. Teil läheb väga raskeks, sest teie ostukorvi hind võib väga kalliks minna, aga siiamaale, me oleme 2 toodet küll sees ainult. Aga 10/10. Jaa. Soovitan. Kui te olete apokalüpsi filmide fänn ja ka komöödia fänn, siis arvatavasti te olete näinud filmis Zombieland. Zombielandis nad mingi hetk avastasid põhimõtteliselt, et süüa on vähe ja nad juhtusid ühe rekka otsa, mis oli ümber kukkunud ja kust olid välja kukkunud need Twinkised. Ma olen reaalselt mingi ma ei tee nalja 10 aastat tahtnud proovida neid sellest saati, kui ma nägin seda filmi. Twinkised on siis sellised saiakesed, kus sees on pehme kreem, mingisugune filling ja need on by Hostess brändilt. Ma olen kuulnud, et need maitsevad nagu pappkarbid, mis on natuke magusaks tehtud. See lõhnab nagu keeks lihtsalt. Tagant on näha, kus ta on siis täis süstitud selle kreemiga. Selline ta näeb välja. Ärge mu küüsi tähele pange. Teeme taste testi.
nagu jaa, aga nagu me. Meil on Eestis sarnaseid keekse siin ka, aga kui sa tahad proovida 6-10, ta ei ole midagi erilist. Tal on kuidagi nagu järelmaitse on veidi kahtlane. Mul on siin 5 erinevat jooki ka, millest ma täna kõiki ei proovi, sest mul on mõttetu lihtsalt kõik joogid lahti teha ja jätta nad seisma. Aga ma valin välja mingisugused, mis mulle veits nagu rohkem muljet pakuvad. Üks, mida ma kindlasti tahan proovida, on Warheadsi Sour Blue Raspberry. Samas ma juba kommi proovisin seda. Äkki teeme vahetust. Äkki proovime Sour Warheadsi kirsi oma. See peaks siis olema hapu kirsi limonaad. Cheers! ASMR. I don't like the smell though. Vist maitseb maitse. Hold on. Ja teate, miks mulle see meeldib? See ei maitse põhimõtteliselt üldse magusalt. Ta ei ole liiga hapu, aga ta ongi mõnusalt hapukas ja värskendav. Põhimõtteliselt üldse suhkrut ei ole nagu. Raudselt on nagu. 0% juice. Joogile hindeks ma annan 8,5 10. Järgmised asjad, need on reaalselt cult favorites. Ma olen neid põhimõtteliselt igal pool näinud, igas filmis isegi. See on mingi siuke komöödiafilm. On Swedish fishid. Fishy fish. Okei, kummikommid. Ma eeldan, et nad on lihtsalt nagu any other kummikomm. Ma loodan, et nad on nende kummikommid maitsed. Teate, kinos on need huuled. Punased huuled. Need on mu lemmikkummikommid. Ma loodan, et need on selle maitsega. Neil ei ole üldse lõhna. Okei. Kuidas ma seletan seda maitset? Kas ma istuksin üksi mängides Simsi ja sööksin terve pakki ära? Jaa. Kas ma naudiksin iga tampsu? Ei. See on nagu vahepealne nendele huultekommidele ja miks tutti frutiga. They're okay. 7-10. Ei, need on nagu head, ma mängin maha. Need on head, aga mitte midagi erilist. Nii et 7-10. Järgmine asi, mida ma tahan proovida, on valged või õigemini kuldsed Oreod. Ja ma usun, et me kõik oleme tavalisi Oreoid proovinud. Ja kui mitte Oreoid, siis need topsid, mis need on need Eesti omad, lõhnab nagu condensed beam. Shut up. Oh my god, need lõhnavad nii hästi. Okei, taste test time. Ma olen Oreo suur fänn ja ma olen veits kriminaal ja ma hammustan siia otse, mitte ei tee lahku. Andke andeks mulle. Juba. Ma tulid kanana peale, nagu no cap. Need hittisid praegu mingit närvi, mida ma ei teadnud, et mul eksisteerib, sest mul on fully. Ma ei tea, kas te näete siit? Karvad täiesti püsti. Oh my god. Ma ei ole nii head küpsist saanud, sest need on nagu 110. Oh my god. Fun fact about me. Ma olen obsessed peanut butteri maitseliste asjadega. Peanut butteri jäätised, šokolaadid, peanut butter lihtsalt ise kuskil asjade peal. Reese's peanut butter cups on ühed mu lemmikasjad. Aga seal poes olid Reese's peanut butteri sellised pretslid, mis on nagu küpsised peanut butteriga. Ja ma olin nagu mingi, jaa, piimašokolaadi ja peanut butteri küpsised. Näevad sellised välja. Tuli lõpuks, algusse vedan pärast pidama. Maitse võtab aega, et kohale jõuda, aga kui jõuab, siis nagu hitib sajaga. Oma taste explosion on praegu. Ja, ma söön ühe veel. Ütleksin, et ma annan neile 9-10. Lihtsalt sellepärast, et esimesed ampsud, see maitse ei hiti kohe. Maasika Fanta. Ma arvan, et ma teeme maasika Fanta järgmiseks lahti ja testime seda. Lõhnab küll hästi.
gaasid on. Nagu sisse kalades muliseb. Lastele see kindlasti maitseks. Siit on gaasid täiesti välja läinud. Maitseb nagu flat soda. Maitse iseenesest on hea. Ja ma tahakski, et oleks ülikülm, üligaasiline ja ma kardan, et sealt on loksudes gaasid välja läinud. Sest see eelmine hapu oli ikka väga gaasiline. Järgmine cult favorite, mida reaalselt ma usun, et kõik meist on näinud erinevates Ameerika YouTube kanalites või filmides on Twizzlerid. Need on siuksed pulgad, mis peaks on maasikamaitsesed. Jep. Ma olen näinud, kus süüaks niimoodi, et üks võtab ühe poole ja teine teise poole. Kui mul enne tuli kananahkrast miski oli nii hea, sest nüüd mul tuli kananahkrast miski on nii rõve. Reaalselt 0-10 Twizzleritele. Ei soovita. Järgmiseks proovime siukseid komme, mis... Kas see on üldse minu peale fokusseeritud või? Kui sa hammustad, minu meelest on need, mida sa hammustad, kuigi siin on siuke koht nagu... Näeb välja, et sa saad lõigata. I don't know, ma proovin neid hammustada, kui need lendavad mul kuskile peale, siis upsi. Need peaks ka hapud olema, seal oli valikus magusaid selliseid palle ja hapusi. Ma muidugi võtsin hapu, sest ma olen täielik hapufriik. Sellised need on, siin on vedelikku sees või siuke nagu jelly. Ja apparently sa pead need katki hammustama ja just siit pealt poolt. Oh my god, see lendas mulle otse kurku. Aga see on ikka täiesti vesi, mitte jelly. Nagu see on fun little activity, mida teha, aga hoiatan, see lendab nagu otse sulle kurku. Maitse oli hea, nad väga hapud ei ole, nad on pigem siuke mõnus mahedalt hapu, if that makes sense. Aga mul sai kõht sellest praegu nii täis, sest see reaalselt lendas mul otse kurgust alla praegu. Neile ma annan for fun ja maitse kombo eest 7,5. Neid ma proovisin, kuna mitte nüüd neid, aga tavalisi nerdse, mis tulid siukses karbis, mis sa külje pealt tegid nii lahti ja siis sa said neid puistada suhu. Aga mitte selliseid. Need on Sour Big Clusters, ei, Big Chewy nerdsid. Need peaks siis olema seest pehmed hapud nerdsi-kommid. Nerdsi-kommid on muidu nagu, ma proovisin neid esimest korda Kariibi mere saartel, kui ma käisin, kui ma 16 olin. Seal müüdi neid. Ja need olid nagu nii head, et ma reaalselt päevas sain mingi 3 pakki. Nagu iga kord, kui poes käisin, ma tahan nerdse palun. Aga jah, siuksed ma pole proovinud. Need on siis siuksed mummukesed. Väljast on kõva. Lõhna pole. See maitseb plahvatas. See maitse reaalselt plahvatas mu suus. Oh my god, mu tuleb jälle kananahk. Fulli kananahkas. Kui miski ütleb, et see on hapu, ma tahan, mu nägu teeks siukest nagu. Siis see on parajalt hapu. Oh my god. Need on mu uued lemmikkommid. Nagu nüüd, kui ma võrdlen, siis Sour Patch Kids, sorry, saad 9,5. Need on nii hapud. 10-10 rohkemgi. Ja jookske nende järgi. Jäädes selle nerdsi rongi peale. Mul on teised nerdsid ka veel. Need on Gummy Clusters nerdsid. Need on ka siis, ma eeldan, et sweet and gummy inside, tangy and crunchy outside. Share pouch. Yes, let's go. Neid ma olen ka näinud igal pool TikTokis. Oh my god. Nothing beats nerds. Väga marmelaadine tekstuur. Need ei ole nii hapud nagu need Sour Big Chewy nerdsid, mis ma enne sõin. Aga nees on ikkagi siuke hapukus. Need nerdsid, mida mina sõin, on lihtsalt need mummukesed, mis siin peal küljes on. Need, mida ma esimest korda sõin. Lihtsalt need mummukesed niimoodi. 10-10. Enam paremaks minna ei saa. Järgmine asi, millest ma olen palju kuulnud, on Airheadsid. Need on ka taaskord Blue Raspberry flavor. Ma oleks tegelikult võinud rohkem maitseid võtta, aga ma olin nagu nii palju praegu kuulnud Blue Raspberry kohta, et see on nagu parim. Ma tahtsin proovida. Ja need olid ainult 50 senti tükk.
Need väiksed hapud ribad, sinist värvi. Seda ma panen küll Ameerika kommide ja asjade puhul tähele, et kõik on väga värviline, nagu väga palju toiduvärvi on lisatud kõige sisse. Lõhnab magusalt. Tead, kui sul on enne nii head asjad olnud, nagu need Nerdsid, ja see nagu on hea, aga ta ei blowi my mindi. Palju ma annan sulle? Ja noh, vaadates, et ma terve selle riba ära sõin, annamiseks ilusa 8. Viimane asi, mis ma valisin. Takise krõpsud mulle väga maitsevad. Takis on siis väga vürtsine, selline krõps lillas pakis. Ja siin poes müüdi sükest kommi, mis on siis, ma eeldan, magus komm ja siin on siuke pulber sees. Ja ma arvan, et see pulber on mingi chili powder. Ja ma tean, et hästi palju USA-s süüakse magusaid asju millegi vürtsisega. Siin on chili powder. Ew! Ma aru ei saa, mis see täpselt on. Ma tahaks aru saada, kas see asi siin sees on magus või mitte. See peaks olema mingi karamelli maguspulk. Magusat ma ei tundnud, ainus mis ma tunnen on, et põletab. Kui sulle vürtsine ei maitse, siis ma ei soovita. Kui sa tahad proovida midagi põnevat ja teistsugust, siis proovi. Ja anna mulle teada, kas sa jõudsid sinna sisse välja, sest ma ei jõudnud. See sees peaks olema magus ja pealt spicy. Aga need on nii tulised, et ma ei kannatanud kauem. See takise komm saab reaalselt 0-10. Oh my god. -10. Võta kokku nüüd ennast. Anyways. Selline oli siis tänane video. Minul oli plaast seda filmidest, ma sain proovida erinevaid asju. Ma loodan, et sul oli plaast seda vaadata ja sa said ideid, mida shoppama minna. Solarises siis esimesel korrusel on candypop.ee shop, aga sa võid neid ka vaadata internetis. Mul on kõikide toodete, mida ma proovisin, lingid allpool. Nii et kui miski jäi silma, siis saate ka e-poest tellida klikkides lingile, lisades korvi ja niimoodi kõikide asjadega, mis teil siit silma jäi. Ma ütleks, et enamus oli nagu väga täppi asjad, mis ma valisin. Pange alla kommentaaridesse, kas te olete siit midagi enne ise ka proovinud ja kuidas teile maitses. Pange kindlasti videole thumbs up ja näeme juba järgmises videos sneak peek, kus ma proovin neid. See you then!